tere tulemast vaatama kolmandat osa. Täna siis muutus läbi armastuse ja te kujutate ette, kui hea meel mul on, et praegu ma sain kenasti tulla siia otse laivi ja iga korraga läheb aina kergemaks see nuppude vajutamine ja iga korraga teeb ka tehnika rohkem koostööd. Seega olen siin ja mul on lihtsalt nii hea meel. Ütle mulle tere, kui sa siin vaatamas oled, et anna mulle teada ka seda, kust sa mind üldse vaatad. Ja ma natukene siis taaskord ütlen, kes ma olen ja kus ma olen. Mina olen siis Kristina Reinberg, olen Maagilised taipamised grupi looja ja olen transformatsiooni coach, olen life and success coach ja olen värskelt sertifitseeritud enesekindluse life coach. Et on põhjust tähistada ja nagu te teate, siis nagu väga paljud teist teavad, siis üks minu lemmikteemasid ongi enesekindluse kasvatamine. Et väga-väga mind see paelub ja nüüd on minul tööriistakastis ka mõned uued vägevad tööriistad, ja rõõmuga jagan neid ka siis siia, et vaatame, kuidas ja mil viisil ma seda saan teile siin pakkuda ning kindlasti tulevad ka sealt, ütleme siis kursuselt või sellest tööriistakastist, mis täiendus sai ka uuendused enesekindluse maratonile. Taaskord ütlen veel kord sulle siin tere ja anna mulle ka teada, kas sa vaatad otse või sa vaatad ka järgi, et ka see on minu jaoks hästi-hästi põnev, et millal keegi seda täpsemalt siis näeb. Nüüd need videod, mis on siin grupis Maagilised taipamised, lähevad üles ka YouTube'i kanalile. YouTube'i kanali leiad üles, kui sa paned otsingusse minu nime Kristina Reinberg ja kui sa juba sinna oled sattunud, siis vajuta subscribe või jälgi ehk siis kutsun sind endaga kihluma, et pane sinna see nupuke ning saad esimesena teada, kui video sinna üles tuleb. Näiteks, kui sa siin grupis äkki ei näe seda, siis seal sa näed seda kindlasti. Tere sulle, Liina, tere sulle, Helin. Nii tore, et te siia jõudsite ja jõudsite täpselt kenasti selleks ajaks, kui ma hakkangi nüüd rääkima sellest, mis on tänane teema. No, tänaseks teemaks ma valisin siis kuidas vastikuse tunne asendus armastusega ja seda eelkõige seoses sõnaga eesmärk ja üldse eesmärgi seadmisega. Ja ma tahan jagada enda kogemust, et kuidas minul see tunne asendus ja seni, kuni ma siis jagan, sa võidki siia samma kommentaaridesse kirjutada mulle, et milline on sinu suhe sõnaga eesmärk või milline on sinu suhe eesmärkide seadmisega või eesmärkide püstitamisega. Nii, ja mina alustan siis oma pisikese looga, et 2020. aastal, siis õigemini aasta lõpus, ühinesin ühele naistele mõeldud väljakutsega ja sealt edasi liikusin 3-kuulisesse programmi, mis keskenduski täielikult just nimelt eesmärkide seadmisele ja siis nendeni jõudmisele. Ehk siis kuidas siis neid eesmärke üldse täita. Ja minul ei olnud eesmärke. Mul oli lihtsalt üks vastik suhe selle sõnaga, et miks üldse peab eesmärke seada, mis need eesmärgid üldse on, et mulle meeldib lihtsalt voolata, mulle lihtsalt meeldib olla selles flows, et palun ärge mulle eesmärkidest rääkige, aga ometigi mind see kõnetas, sest mulle tundus,
et need inimesed, kes siis eesmärke seavad, esiteks, neil on põhjust alati tähistada pisikesi ja suuri võite. Ja see mind hästi kõnetas, siis need inimesed, kes siis neid võite tähistasid, nad olid midagi saavutanud ja ma usun, et ma võin siin julgelt väita, et väga paljud neist tahavad tunda seda saavutuse tunnet, et jess, ma olen midagi ära teinud. Siis mulle ka tundus, et need inimesed, kes on midagi siis saavutanud või need, kes siis liiguvad oma eesmärkide poole, on palju, ma ei taha öelda, kas õnnelikumad, aga neil oli kindel siht ja nende elu ei olnud nii kaootiline. Et see oli miski, mis mind siis kõnetas, et ma tahtsin ka tunda seda tunnet, et ma liigun kuhugi poole, ma tahtsin tunda seda tunnet, et ma saan tähistada enda võite ja kuna mul neid eesmärke ei olnud, siis mul justkui oli sellest osast puudu. Aga kui ma osalesin siis sellel 3-kuulises programmis, siis kuna mul ei olnud eesmärke ja ma ei suutnud seda välja seal mõelda, siis ma eriti ei osalenudki selle, vaatasin järgi salvestused ning nii see kursus mul lihtsalt ära lõppeski. Kuna minu sees ikkagi kripeldas, siis ma otsustasin võtta järgmise sammu ehk siis proovisin leida endale coach'i, et äkki siis coach aitab mul leida, mis on see minu kirg, mis võiks olla see, mida ma tahan ja aru saada, et kes ma siis olen. Ma läksingi siis selle coach'iga, kes oli 3-kuulise programmi loonud, temaga kõnesse ning kahjuks ta ei olnud nõus mind aitama, sest mul ei olnud eesmärki ja tema roll oli aidata siis eesmärgini jõuda. Aga kuidas saab aidata mind eesmärgini, kui mul eesmärk puudub? Tekkis üsna lootusetu tunne. Aga ma teadsin sisimas, et õige abi on tulemas ja ma ei olnud nõus sellest loobuma. Ma lihtsalt pidin, olema kannatlik ja abi tuli. Ma pidin vaid ootama paar kuud, et minu ellu tuleks või minu teele siis tuleks üks teine inimene ja see inimene oli Bob Proctori eduõpetuste juhendaja, kellega ma siis tegin sobivuskõne. Kellega ma tegin sobivuskõne ja ta küsis minu käest, Kristina, kas sa tahaksid teada, mis sinu asi on? Sa tahaksid teada, kes sa siis oled? Ja loomulikult ma tahtsin. Ning nii hakkaski minu teekond, kuidas vastikusest eesmärkide vastu hakkas tekkima armastus. Tundub just, et ma ei tohiks seda lugu jagada. Vabandust. Nüüd, mis siis oli teistmoodi? Oli see, et kuidas Bob Proctor õpetab eesmärke seadma. Seda tuleb teha südamest, seda tuleb teha sedasi, et sa paned kirja need asjad, mida sina päriselt soovid. Mitte see, mida keegi teine sulle soovitab, vaid see, mida sina päriselt tahad. Ja lisaks eesmärgi seadmise eesmärk siis on, et sina inimesena kasvaks ja areneks. Mitte see, et ma panen eesmärgi, kuidas ma tean, milleni jõuda, vaid just nimelt see, mis tooks mugavustsoonist välja, mis oleks piisavalt põnev, et siis selleni jõuda. Et see paneb siis sind inimesena kasvama ja see paneb sind ka inimesena arenema ja see on miski, mis sind inspireerib. Seega sealt tekkiski see armastuse tunne oma eesmärkide vastu ja vaikselt leidsin ka selle enda eesmärgi. Seega eesmärk sai minu jaoks hoopis teise tähenduse. Eesmärgist sai justkui suund, kuhu poole liikuda. Seega sa võid ka mulle anda siia teada, kas
sina sead eesmärke ja mismoodi sa neid näiteks teed. Et kas need on miski, mis tuleb siis sinu südamest või on see miski, mis meenutab to-do listi. Et anna mulle aga julgelt siin teada. Ja veel enne, kui ma siin täna hakkan lõpetama, siis tahaksin välja tuua selle, et eesmärgid, mis on seatud negatiivse tunde pealt, ehk siis sama vastikuse tunne või rahulolematus või pettumus, need ei motiveeri mitte kedagi ja sealt tuleb kiire loobumine. Aga eesmärk, mis tuleb südamest, see eesmärk, mille poole sa liigud ja sa tead, et see teekond on sinu jaoks põnev ja see on koht, kus sa õpid midagi ja õpid ka iseenda kohta, siis need on need, mis tegelikult täituvad. Seega anna mulle teada, kuidas see teema sind kõnetas, milline suhe sul üldse eesmärkidega on ja kohtume juba järgmisel nädalal. Aitäh sulle, et sa siin olid, et sa vaatasid ja et sa kaasa rääkisid. Tšau!